Pihitelefon. Pihitelefon taaskord läheb käima, kolmapäevane päev, 30. oktoober ja meil on jätkuvalt suur rõõm püüda kinni üks tore lugu. Suur rõõm püüda kinni, tore lugu. Tere hommikust, Mari. Tere hommikust. Kuidas teie lugu on juhtunud või millises, ütleme nii, situatsioonis enne, kui me loo juurde läheme? Kas on ka erutusega kuidagi seotud? No, mõnes mõttes nii otseselt kui kaudselt. Ikka on, jah? Jah. Aga puhta voodipesuga? Ei ole vist. Või koristamisega? Kaudselt. No, väga hea, näed, siis ikkagi uudis oli õige natukene kuidagi, jah. Aga Mari, kuulame siis teie lugu. No see kaudselt koristamisega seotud lugu kätkeb tegelikult endas seda ühte sünnipäeva situatsiooni, kus ma kolleegide sünnipäevale läksin. Ja õigemini ühe kolleegi siis. Ja see oli selline tore maamaja, kaminasaaliga, kõik olid ubaselt kokku, niimoodi istunud. Ja söödud-joodud ja mis ikka tuleb inimesel vaja tualetti minna. Ma mõtlesin, et kuiv käimla siin ju on, aga õnneks on nii lähedal, et kohe kõrvalruumis, et ei pea kaugele minema, et küll ma üle elan ja lähen siis sinna tualetti, ilus hämar valgus, tõstan kaane üles süvenemata, istun nagu ikka inimesed ja karjatan. No see karjatus ikka ilmselt oli väga kõvasti üle maja. Aga miks ma karjatasin, oli sellepärast, et tualeti selline kuivkäimla augu peale oli asetatud vaakumpump selle puuvarrega või külmakatteks. Ja kui ma sinna niimoodi hämaras otsa istusin suht otseses mõttes, siis oli nagu, olgu, toimetasin oma asjad ära, ega ma paha aimamatult, ega ma ei mõelnud, et kõik kuulsid seda karjatust. Läksin siis seltskonda tagasi, aga siis sünnipäevalaps, kes ilmselt on selline paras lõuapoolik, oli ohtralt väga mahlakalt kirjeldanud, mis minuga tualetis kõik juhtuda või. Mees teadis juba. Ja siis kogu see seltskond eietas sellel teemal edasi, nii et mina olin ilmselt näost hästi puhal, aga õnneks ma suutsin ka nagu naljaga kaasa minna ja hea küll. Oleks siis asi niimoodi lahenenud. Paari nädala pärast olid jõulud ja loosipaki tegemine. Ja siis võite arvata, mida mina loosipakiga sain. Pumba! Seega, ma ei tea, kas see lugu oli väga kuidagi selline voodiga otseselt ei olnud seotud. Kunstvahendiks küll see vetsupump võib ju olla. Ja erutusega on kindlasti seotud. No teie lugu oli kindlasti erutusega seotud, jaa. Ja väga piinlik oli. Aga Mari, kas sa tead ka, milliseid versioone see töökaaslane sul nendele teistele inimestele pajatas? Ma ei tea, kas ma tahan teada. Sa ei uurinudki? No tegelikult mul üks sõbranna ütles, aga ma ei saaks seda väga eetris rääkida, siis see Uno raadiorepertaari väga ei sobi. Okei, ja kellaaeg on ka selline, et lapsed võivad veel kuulda, nii et jätame siis selle praegu. Selle välja. Kusjuures mulle see lugu meenutas kohe neid anekdoote, mis on seotud nunnade ja jalgratastega, kust on võetud ära sadul. Vot sellised lood, aga aitäh teile, Mari, väga lustakas lugu siia nädala keskele, sellega on see selgroog korralikult murtud, nii et aitäh veel kord ja ilusat päeva sulle. Olgu teile ka. No vot nii läks, Vetsumusi võib teha aeg-ajalt ka head, ütleme nii. Vetsumusi? No nüüd on tema rahvalik nimetus. Kui nunnu. Aga kui teil on veel lugusid, mida pihtida, siis võtke meiega Facebookis ühendust. Raadio Uno.